sellest asjast rääkides ütlesin, et see on ju nagu mittenõustumise 3 tasandit. Ja ma arvan, see on hea hetk nagu korraks kiirelt läbi joosta, öelda, et noh, kõige esimene selline lihtsam asi, et kui me oleme kellegagi vestlema, ütleme, et meie sinuga istume siin ja avastame, et meil on mingis asjas põhimõtteliselt erinev seisukoht, siis reeglina meie esimene versioon sellest, et noh, vaadates, et vastas on keegi, kes tundub ju täiesti mõistlik ja tore inimene iseenesest, aga ta arvab millestki, on see siis, ma ei tea, isiklik suhe jumalaga või vaktsineerimine või mingi erakonna poolt või vastu olemine, on ju, eks, et oleme erinevatel pooltel, erinevatel seisukohtadel seal, siis meie esimene hüpotees on see, et põhjuseks on see, et sel teisel inimesel ei ole piisavalt informatsiooni. Et ta ei ole faktide ja asjaoludega kursis. Ja et nüüd, kui me valgustame teda nendes asjades, et siis ta mõistliku inimesena teeb omad järeldused ja jõuab samale seisukohale, kus meie. Mõnikord nii läheb, aga pahatihti ei lähe. Ja siis, kui me jõuame selle hetkeni, et me oleme veendunud, et meie siis vestluskaaslasel on kõik vajaolevad faktid, et järeldusi teha, aga ta endiselt on teisel arvamusel, siis meie järgmine hüpotees kipub tihtipeale olema see, et tegu on lihtsalt rumala inimesega. Et tal on kõik info ja vajalikud faktid olemas, aga ta ei suuda nendest teha õigeid järeldusi, eks. Aga pahatihti selgub, et ka see interpretatsioon ei ole õige, et meil on võimalik inimesega vesteldes veenduda, et tegu on täiesti mõtlemisvõimelise ja sageli väga intelligentse inimesega, aga tal endiselt on teistsugused arvamused. Ja siis selle nagu struktuuri järgi, mida ma siin kirjeldan, kahjuks sageli rakendub see 3. ja viimane level, kus me ütleme, et probleem on selles, et see inimene on lihtsalt pahatahtlik. Või inglise keeles evil. Et see on nagu see epistemoloogiline probleem taandub moraalseks probleemiks. Ja see on see, et kust on väga keeruline ennast lõpuks välja tagurdada, kui sa korraks sellele seisukohale nüüd jõudnud, ütled, et selle inimesega ma ei saagi, me oleme ühismõõdutud, et meil ei ole millestki rääkida omavahel, kuna meie väärtushinnangud on fundamentaalselt teised. Ja nüüd see on see, kus ma tahan öelda, et jälle, kui selle Luteri analoogiale viidata, et see oli see koht, et kus hakkasid katused põlema minema ja inimesed surema.